viimane matš toimub profireeglite järgi kehakaalus 65,8 kilogrammi. Matši pikkus on 3 korda 5 minutit. Teie ees on Brasiilia võitleja Claudeci Brito ja Soome esindaja Edward Walls. Matši peakohtunik on Ergo Reinvald. Ergo Reinvald toob mehed kokku veel. This is the co-main event. Protect yourselves at all times. When I say stop, you stop. Touch gloves, go back to your corners. Me alustame 9. matš. Eelvea matšiga siis tegu, nagu Ergo meil ka ütles, külalistel arusaadavas keeles. Loodetavasti vähemalt. Kohe üritasin päkaga maksa üles leida, tundub. Ja jälle siin kehasse. Võiks arvata, et Brito, hetkel ütleme nii, et kui ta ütles, et ta kogu edasi liigub, Valsi vastu momendil nii palju mitte, et tundub, et ta on ka ikkagi vaatanud, mida sealt tulla võib ja on siin natuke ettevaatlikum, aga hea low kick siin Britolt ka siis. Ja üritab siin jälle kehasse, aga ütleme võib-olla liiga mitu korda läks sama kaevu juurde, et siin Brasiilian luges asja ära, püüdis ja kohe sai sealt maha viimise ja nüüd üritab siin giljotiin kägisega pealt seda matši lõpetada ka. Vaatame, kuidas siin esialgu raske näha, väga raske näha, nagu ikka sellistes olukordades. Ma arvan, et seal ei ole lõug vahel, aga kui sa piisavalt hea jõu üle saad, siis ega sealt saab ka lihtsalt kaela ja nägu murda põhimõtteliselt nii-öelda. Valsi käsi on küll vahepeal nagu sellise asetusega, nagu ta mõtleks patsutamisele, aga ilmselt pigem mitte. Okei, nüüd korraks vilksamisi nägin, et pigem kägistus seal ei tundu. Et ikkagi on see nagu lõua külje peal ja just näo külje peal. Aga see võib iga hetk muutuda ka, et see päris hästi üritab seda mängida, seda kätt sinna alla ja see nurk läheb pigem järjest halvemaks. Et siin Brito pigem on seda asja kohendamas vaikselt, ei oska ka hinnata, kui palju ta sinna jõudu paneb, aga igatahes on see asi väga ohtlik praegu Valsi jaoks. Surve on väga tugev. On ja läheb hullemaks ka pigem. Ta momendil on rohkem nagu valuvõte kui kägistus, ma arvan, aga näed, nüüd läheb see käsivarss sinna alla ka ja nüüd on, ma arvan, juba päris ohtlik. Ma arvan, et nüüd hakkab see kägistusena ka töötama ja seal on päris nüüd raske töö Ergol üritada aru saada mingist hetkest. Mina ühtegi nurka ei näe, kas tal on silmad lahti või kinni või mis see kehakeel seal teeb, aga ikkagi liigutab jalgu. Nii, kui nüüd saaks natuke silda ja keerata, siis ta saaks sealt ehk välja ka. Pigem nüüd tuli surve maha, Brito tundub, et loobus. Aga võib üritada siin kohendada ja kohe jällegi parandada seda asja. Nüüd Walls läheb külje kontrolli ja saab välja. Siuke päris korralik üritus siin Brito poolt. Nii, vaatame nüüd, kui hästi mõlemad mehed siin liiguvad, oli selline vähe staatilisem koht ja jälle üritab päkaga sinna kehasse. Saab päris täpselt aru ka, kas ta üritab seal kolmnurka või maksa lüüa, eks see suht lähedal need sihtmärgid on. Viimane tundus, et läks sinna kolmnurga kanti rohkem. Üks, kaks. Ei ulatanud veel. Hästi laseb sind selle eest läbi, luges selle low kick ajastuse siin Walls ära. Esikäe sirge kehasse, teeb haagi pette, selle esikäe sirge pähe väga hästi tabab. Walls praegu töötab klassikalist boksi päris hästi. Ja nüüd saab ilusti jalad seal kokku nii-öelda tõmmatud Brito. Saab selle haarde kokku ja sealt on juba väga-väga raske seda mahaviimist ära kaitsta. Aga Walls ilusti kannatlikult siin seinas, selg vastu seina. Jalad on küll Brito seal ära sidunud, et üritab neid seal enda all hoida nii-öelda.
ja nüüd käib seal selle posti käe üle võitlus nii-öelda. Brito korraks tõuseb, nüüd üritab selga liikuda. Aijaa! Ja saab kätte ka. Opa, Walls üritab siit üle tõmmata nüüd. No see on nüüd väga põnev situatsioon jällegi, aga ilusti lahendab Walls ka selle ära. Ja näitab siin väga head taset, et Brito ikkagi maas tegelikult paistab päris terav ja ei ole siin liiga hätta jäänud, et on ikkagi saanud välja. Brito on harjunud siin kiiresti asju lahendama, siis tundub, et täna nii ei lähe. Ja hea üritus siin kõrgele ka nüüd jalaga, et kogu aeg on kehasse läinud, nüüd pani siis lõpuks pähe. Kümne sekundi märguanne on kõlanud, et iga hetk siin on, või noh, mitte iga hetk, ütleme, teada on, et sel hetkel 10 sekundi pärast see round lõpeb. Ja paneb siia veel ühe ilusa 1-2 lõppu. Ma ei tea, kas see oli väsimusest, aga nagu Brito see tagurpidi liikumine ei tundunud väga tasakaalustatud, kuidagi nagu selline kõikuv liikumine oli natuke. Ja no kui sa oled selline mees, kes on harjunud kõik esimeses raundis lõpetama, siis ei ole liiga imeks panna, kui sul juba esimese raundi lõpus hakkab vaikselt see paak nagu tühjaks ka saama, et ja Brito küll ütles siin enne matši, et lõpetab selle esimeses ära, aga nagu peaaegu alati selline praalimine ka seekord. Isegi kui tema puhul statistika igakülgselt toetas seda, siis ikkagi seda ei juhtunud. No nii, need on teiseks raundiks valmis. Vaatame, kuidas see vastupidavus on Britol. Et kui ta nüüd selline kiire lõpetaja on, vaatame, palju tal seda vastupidavust on. Ja nüüd hästi ajastas Brito selle maha viimise sinna käelöögi alla. Ja saab maha ja üritab kohe seljaga ära võtta ja Walls esimeses raundis raputas ta niimoodi üles maha ja teeb selle üritusega siin nüüd. Võib-olla siin Brito üritab kiirelt käe lukku. Ja vist. Pigem ikka vist, jah. No käed on need, mis sealt viimasena välja tulevad ja nende pealt siis kas püüda kätt või kolmnurkkägistust oleks siuke suht klassikaline ja tundub, et ta seal vahel praegu on ka. Üks käsi on seal ära isoleeritud. Pigem liigub siin oma plata suunas, aga sealt on muidugi jällegi kolmnurkkägistuni ka lühike samm, aga kokkuvõttes jääb siin tühjade pihkudega hoopis. Walls jällegi näitab head kaitset ja suudab need alistusrünnakud ja selle selja võtmise ka ilusti kokku pakkida ja jätkab siin löökidega üritamist. Ja päris ikka, noh, temal on küll päris hea siuke kiire terav löök, kas nõustun? Ja nõustun. Et ta nagu liiga palju sinna seda massi ei pane taha, aga seal on see hea siuke teravus. Visatud siuke löök jah, et ta ei tee pikka sammu, ta ei löö nagu käega kõvasti, et ta viskab selle löögi. Ja siit küünarnukid nüüd maaduskaitse pealt ka. Ja selline hea kergus on löökides meil olemas. Jah. Nii, jälle üks maha viimine. Arvestades seda, et igasugust sellist tööd on juba palju tehtud. Ja, seda eriti veel võiks nõus. Juba käed rasked olla, aga... Ja, nõus. Nii, Brito üritab siin mööduda. Naljaga pooleks tavamuster on see, et Brito jõuab selja võtmisele lähedale ja siis jääb kõigest ilma. Et võib-olla Walls peaks lihtsalt selja ette keerama ja lootma parimalt nii-öelda. Jälle läheb seda mountist giljotiini siit üritama, mida ta ka esimeses raundis jahtis, aga seekord, korraks tundus, et loobub varakult. Ja loobuski suhteliselt varakult, aga paneb jälle haarde sinna. Aga nüüd on Anaconda kägistus sealt tegelikult vormumas. Aga Walls tuleb ilusti jälle tugevalt peale siin ja saab välja, jah. Üritab siin pealt haagiga Uchimata-laadset toodet sooritada. Päris head jalalöögid tegelikult.
ja jällegi jalalöögis samamoodi ei ole seda kangust, lihtsalt siuke ilus beats nagu. Väga ilusti ülevalt alla tuli see overhand tegelikult. Ja üldse mitte väga suure kaarega. Ja topeltsirge, nii ilusti pehmelt visatud. Kergelt selles mõttes. Ja Brito ikka läheb siit käe alt ligi. Et Walsh tegelikult, ma arvan, teeks endale teene, kui ta üritaks ikkagi löökidega ennast puuri keskel hoida. Tema tegelikult on praegu see mees, kes seda löömist dikteerib. Ja ma ei näe põhjust, miks Brito peaks suutma ta puuri seina juurde niimoodi panna, nagu ta praegu pani. Et siis tal oleks ikkagi, ma usun, lihtsam neid mahaviimisi ka kaitsta. Ja Brito jälle peal. See mingil tasemel on nagu jällegi sarnane, et Walsh on küll siin, ma ütleks, püsti rohkem üle kui eelmises matšis oli Dmitri. Aga Brito on jällegi alistustega ka nagu aktiivsem, et mingil määral jällegi sama peegelpilt, et üks põhimõtteliselt peaaegu ainult lööb ja teise edu on peaaegu ainult maadluses. Ja Brito siin läheb giljotiini jälle otsima nüüd natuke see teistsuguse nurga alt ja jällegi väga ebamugav, see kael on seal päris korraliku pinge all. Aga Walsh on ka visa siin, võitleb ennast jälle vabaks. Ja saab siit järgmise mahaviimise veel kord Brito. Stiilid mätsi või stiilid ütleme klapivad siin sedasi, et peab tunnistama, et Brito seekord seda matši otseselt palju huvitavamaks ei tee või nii ja naa, et need osad alistusrünnakud on head, aga mingist hetkest on see, et nad on nüüd juba mõlemad väsinud ka, et ta on üsna rahul sellega, kui ta saab ta kummuli joosta ja seal peal püsida lihtsalt. Et ütleme, löömist on tal peal pigem väga vähe olnud, et ta kas ründab alistusi või siis on suht paigal. Võhmale siin mõlemale korralik proovikivi, aga Walsh tuleb ikkagi suhteliselt kergel sammul püsti, et tundub värskem. Aga samas, kui sa vaatad neid maadlusolukordi, siis pigem on Brito isegi edukam võib-olla kui matši algfaasis. Et tunduks selle kurnatuse järgi, et siit Walsh hakkab lihtsalt nagu talle pähe scrollima ja pakib selle maadluse korralikult kokku, aga tegelikult reaalsus on vastupidine. Aga jaa, neid alistusrünnakuid on ikkagi palju tegelikult olnud, et okei, ma natukene siin Brito kallal nohkin ka, ma lihtsalt oletasin, et ta teeb natuke teisiti. Aga alistustega tegelikult on ta ikkagi väga aktiivne, et ma arvan, et ta on ikka hea mitu, ütleme, oluliselt rohkem alistusüritusi on, ma arvan, kui raunde on olnud. Ja millest ikka paar tükki on tundunud ka päris ohtlikud, et nüüd on huvitav näha, et kuidas see löögid nüüd on, et kas tulevad samamoodi kergelt või... Ma arvan küll. Tundub et ta ei oska teisest. Väga hästi, väga suurepärane jab otse lõuga, et väga hästi oskab visata lööke. Appa, nüüd hästi ajastatud sprool, see oli peaaegu nagu küünarnuki löök või praktiliselt vist oligi. Oi! Ja nüüd tuleb pöördelt kanna üritus ka siin. Head petet ka siin praegu. Läheb distantsi lähemale, näitab nagu mingit lööke, aga tegelikult ei löönud. Jab on ikka konkreetne, jah. Väga kerge ja kiire, hea kehasse sirge. 4 minutit veel. Praegu siin Walshil pigem suht sõiduvees, ütleme nii. Aga on olnud rasked juba siis 11 minutit ka siin selja taga. Ehk siis ta suudab ikka ilusti lõdvalt ja tugevalt visata, aga lihtsalt see maht, mida ta suudab peale panna, ei ole nii suur. Ja nüüd Brito uuesti surub klintši peale, saab Walshi vastu seina. Ja hea terav küünanukk siin.
Kimura Haare on siin koos, üritab ise alistusega siin rünnata või vähemalt pühkimist taga ajada. Brito praegu jääb siin peale ja tegelikult jah, Wall sellest loobub nii-öelda. Üritab siin ennast hoopiski peale maadlema hakata. Vähemalt alt sai välja. Nüüd oleks vaja selle Sprooli juurest ka siit välja keerata või siis vastane maha saada. Ja jälle siin sätib Brito Anaconda kägistust paika. Aga ei ole väga palju seda ruumi seal. Ja nüüd on päris ohtlik tegelikult. Ja jälle on sinna Mounti roninud. Varem ma nimetasin selle giljotiiniks, nüüd ta tuli siis ja päris ohtlik ikkagi. Ja nüüd üritab Walls tõenäoliselt uuesti peale lihtsalt minna sealt ja jala lukku rünnata omakorda. See kand on tegelikult seal täitsa olemas, aga ei tea kui palju. Ja otsib seda võimalust hiilhukki siis rünnata pööravat kanna lukku nii-öelda. Ja ütleme nii, et need, kellel lukumaadlusega palju kokkupuudet ei ole, siis ma kujutan ette, et see võib peaaegu koomiline paista. Et mingi jalad on seal kuidagi läbi põimitud ja nii edasi, aga tegelikult mõlemal on seal kohti rünnata. Brito valmistab praegu toe-holdi ette ja Walls kas sirget jala lukku vist. Ei, ikka kannakat ajab taga, vabandust. Selle nurga alt ei hammustanud läbi, mis ta täpselt teeb seal, mis paistis. Aga mõlemad mehed loobuvad nendest. Et Walls nagu praegu püsti ka ei läinud, kuigi võimalus tegelikult oleks olnud, mulle tundus. Jah, ma arvan, et seal on praegu hea nagu siuke koht, kus ta saab veits domineerida ka, et pigem on see asi nagu kontrolli all. Võimalik, et ta näeb nagu seda ka, palju tal aega on järgi ja ta lihtsalt eelistab mitte anda nii-öelda Britole uut võimalust sealt asendit parandada ja alistust rünnata. See põlv on seal ka muidugi väga ohtlik ikka. Viisteist jäänud, Brito üritab siin... ma tahtsin öelda, et Brito üritab haaret lõhkuda, aga Britol on tegelikult Kimura haare hoopiski. Et seal Walls peab olema ettevaatlik, kuidas ta liigub, et Brito võib teoreetiliselt sealt õlalukku rünnata hoopiski. Ja üritab siin tagant kätt nii-enda küünarnukki ja Wallsit ka veel maha viimine sinna lõppu. Ja jääme kohtunike otsust ootama. Ja, et selles mõttes võiks öelda, et natuke igavam matš, aga tehniliselt kõrge tasemel kindlasti, et mehed tegid väga-väga huvitavat tööd. Palju maas võitlust, neid asendite vahetusi oli seal päris palju, mõlemad mehed olid ohus seal kohati. Ja esimese raundi mees nii-öelda Claude Brito nagu täna nagu sellist teravust ei näidanud või sellist minekut, et ta oleks võinud esimese raundis ära lõpetada, aga tegelikult nagu probleem oli selles tema jaoks, et Edward Walls näitas ka ikkagi väga-väga kõrget taset. Minu jaoks oli päris uskumatu see, kuidas ta suutis nii kergelt lüüa püsti võitluses pärast nagu kahte sellist rasket raundi. Et see, kuidas ta suutis säilitada seda kergust oma löökidest. Et see oli suurepärane tegelikult. Väga huvitav matš, et kuidas nagu kohtunikud seda matši nüüd lõppkokkuvõttes hindavad. Daamid ja härrad, tänase
eelviimase tase matši oli siin juba. võitis. The winner of the match on anonymous shared decision Claudechi Brito. No nii, ja Claudechi Brito saab selle otsuse. jah, minule väike üllatus pean ütlema. Minu arust. Aga no ütleme, seda maadlust ja seda üritamist oli neid asendeid, oli neid alistusi, mida ta ründas ka, et kui niimoodi võtta, siis Walls jah, tegi head tööd, aga ega ta otseselt teda nagu ei ohustanud, ei saaks öelda, et ta oleks olnud